tööle. Lugupeetud inimesed, kui võimalik, siis paluksin natukene teie tähelepanu siia poole. Ma saan aru, et te olete kõik väga elevil. Ma saan aru, et te olete kõik väga erutatud, aga paluksin nüüd natukene vaikust, sest me tahame alustada enda ürituse sisulise osaga. Mis üritus meil siin täna on, sellega te vist olete juba väga hästi kursis, kuna siin olevate inimeste keskmine vanus on natuke üle 40, siis tõenäoliselt te teate, mis päev täna on. Nimelt täna, 23. augustil, 31 aastat tagasi, seega veel peaaegu sügaval Nõukogude Liidu ajal, aastal 1987, korraldati siinsamas pargis, võiks siis öelda, esimene avalik poliitiline üritus okupeeritud Eesti ajaloos. Ja tõenäoliselt oli see ka esimesi või vähemalt üks kõigi esimesi terves Nõukogude Liidus. Tol korral nõuti siin siis omaaegsete Molotov-Ribbentropi paktide avalikustamist ja loomulikult suveräänsust. Suveräänsust kõikidele Nõukogude Liidu riikidele. Ja võib siis öelda ka, et tol korral löödi Nõukogude Liit sellega ka muranema. Hakati seda punast pakku raiuma ja sealt hakata ragisema, kuni paar aasta hiljem ka siis päris ära lagunes. See üritus juhatas sisse, ka võiks öelda, ma usun, laulva revolutsiooni ja omal ajal veel mäletate, toimub palju erinevaid laulupidusid ja muidugi lähtuvalt sellest on ka meil siin täna väikene laulupidu. Ning enne siis, kui asume oma ürituse sisulise osa ja kõnede juurde, esitabki Männiste perebänd teile 2 ilusat eestimeelset laulu. Kuulame. Tervist, armsad inimesed. Männiste perebändil on suur rõõm teie ees täna olla ja neid kauneid laule laulda.
veel laulu Põhjamaast, mis on aastakümnete jooksul eestlaste südametesse pugenud. Laul Põhjamaast. Lugupeetud inimesed, kas te annaksite käega Marku, kes olid teist siin ka 31 aastat tagasi? Näed, omajagu palju, ikka mäletate veel, jah. Aga kas te seda ka mäletate, kes teid siia tol korral kutsus? Oli Tiit Madisson, jah? Ja tõepoolest oli. Nii lähtuvalt sellest siis teetud eile ka täna siis väikese mälestuskõne. Mu daamid ja härrad, teie ees on Eesti üks legendaarsemaid vabadusvõitlejaid Tiit Madisson. Lugupeetud kohale tulnud rahvuslased, minu pala tervitus iseseisvuslastele, kes esimeses Hirvepargi üritusest osa ei peljanud võtta. Nagu me äsja veendusime, on neidki meie hulgas veel üsna arvukalt. Siin esimese Hirvepargi Molotov-Ribbentropi salatehingule pühendatud meeleavalduse 23. augustil 1987. aastal lugesin ma oma ettekande maha paberil. Ilumatusest, sest see oli mu esimeseks avalikuks esinemiseks. Vahepealsetel aastatel peetud kõned Eesti Rahvuslaste Keskliidu avakongressil 19. märtsil 1994 Estonia puupüsti täis saalis, Lihula sõjameeste mälestussamba avamisüritusel 20. augustil 2004
venelaste Eesti lipu mõnitamisele 9. mail 2006 Tõnismäel järgnenud Eesti rahvuslaste meeleavaldusel 20. mail samal aastal varem toimunud rahvusmeelsete inimeste üritusteni. Meie igal juhul täname kogu südamest härra Tiit Madissoni kõige eest, mis ta on Eesti riigi jaoks teinud, selle eest, et ta korraldas selle esimese ürituse, kui seda oli veel teha päris ohtlik, ning ka selle eest, et ta pidi meie vabaduse võitlemise eest istuma 6 aastat Venemaa vangilaagris. Ning selle kõige eest veel suur aplaus talle. Aga nüüd jätkame meie kõnelejatega. Meie järgmine kõneleja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Henn Põlluaas. Tere, head sõbrad! Mul on tõesti rõõm tervitada teid kõiki, keda täna siin nii palju ju on. Hommikul osalesin ka EKRE poolt kommunismiohvrite memoriaali avamisel, et tänane päev on olnud meil üsna tegus. Aga pole ime, sellepärast, et see päev on ju tõesti ääretult oluline nii Eesti rahva, Eesti riigi kui ka meie ajaloo suhtes. Me kuuleme iga päev seda, kuidas meile öeldakse, unustage ära need vanad ajad, see pole üldse tähtis enam. Elagem kõik koos ilusti sõpruses ja družbas ja heanaaberlikud suhted on ikkagi kõige tähtsamad. Aga kas ikkagi on? Kas ikkagi tohib unustada oma ajalugu, oma minevikku, oma isade ja emade võitlusi, nende kannatusi, nende läbielamisi? Ei tohi, sest rahvas, kellel ei ole minevikku, sellel ei ole ka tulevikku. Meie minevik, meie ajalugu on suur osa meie identiteedist, eestlaseks olemisele. Me ei ole juurteta täna sündinud sinisilmsed eurokoloonia kodanikud, vaid me oleme eestlased oma põlisel kodumaal, selles riigis, mille asutasid ja lõid ka vajadusel verehinnaga meie isad ja vanaisad. Ja see on väärtus, millest me ei kavatse mitte iialgi loobuda, ükskõik kui tühiseks seda püütakse meie silmis teha. Elagu Eesti! Eesti eest! Suur tänud, Henn Põlluaas, ka tema teeneid meie erakonna loomise ja edude viimise ees ei saa mitte kuidagi alahinnata. Aga muide, tuleks parem teile meeles mainida, et samal ajal, kui Tiit Madisson kõnet pidas, kas te panite tähele siit üleval kõndis mööda Ossinovski. Aga ta isegi eriti ei vaevanud siia poole vaatama. Nii, aga ühesõnaga meie nüüd jätkame oma kõnedega ning järgmine esineja on siis EKRE noortekogu esimees ning ühtlasi ka erakonna juhatuse liige Ruuben Kaalep. Mis on kõige radikaalsem mõte, mis on siin Hirvepargis kunagi kõlanud? Las ma küsin, mis on kõige julgemad sõnad, mis on siin vabadusse pääsenud? Kas samad tunded, mis 31 aastat tagasi siinsamas paisu tagant vallandasid, impeeriumi raputasid, meie rahvusele tuld pimeduses ja teed enesemääramise poolel näitasid? Kas need samad tunded ootavad veel täna oma aega, et uuesti Eestit ja Euroopa rahvaid äratada?
kuidas kõlab tänasel päeval vaba mõtte eriline lend, mida igatseb eestlane sügaval hingepõhjas, kui ta on vaba kammitsatust, peale surutud valikust ida ja lääne vahel, majanduslikust kitsikusest või igavast edukuse kultusest. Meile võõra liberaaldemokraatia ja inimõiguste moraali taustast. Me pole siin täna ja ei olnud siin 31 aastat tagasi kui üksikisikud. Me oleme sisemise rahvusliku ärkamise kaudu viimas oma teadvust kvalitatiivselt uuele tasandile, kus me oleme rahvus. Ja ka rahvus igatseb vabadust. Ja ka rahvus igatseb oma saatust ise kujundada. Ja kui me tõelises vabaduses säilitame oma rahvusliku eneseteadvuse, siis igatseb rahvus ka enese teostamist, jäljejätmist ajalukku. Läbi eneseteostuse saab meie ajalugu ja saatus selliseks, kus meie mineviku ja oleviku ja tuleviku sündmused võtavad sellise kuju ainult ja üksnes sellepärast, et me oleme Eesti. Sellepärast las ma jagan teiega oma radikaalseid mõtteid, mis pole põrmugi erinevad kõige radikaalsematest mõtetest 31 aastat tagasi, sest ärkamisaeg ei tule tagasi, vaid ärkamisaeg läheb edasi. Esimene radikaalne mõte on rahvaste vabadus ja enesemääramine. Me ei lähe Aafrikasse tsivilisatsiooni viima, sest tsivilisatsioon ei kuulu Aafrikasse. See on kultuuriline vägivald Aafrikasse vastu. Ja samamoodi ei tule keegi Aafrikat Eestisse tooma, sest Eesti on Eesti. Meil on aeg lammutada see lääne globalistlik süsteem samamoodi, nagu me aitasime lammutada Nõukogude Liitu. Me jälgime hoiatava näitena Lääne-Euroopa riikide immigratsioonipoliitikat. Meie demograafiline olukord ei luba mingisugust uut massilist sisserännat meie riikidesse. Me peame põhilisteks väärtusteks perekonda ja isamaad, vaatamata terendavatele kultuurilise marksismi, postmodernistliku multikulturalismi ning hävitava liberalismi ideedele. Eesti riik, see on EKRE programm ja mitte Jüri Ratase pastakatõmbed printeri soojal paberil. Siin elab koos meiega Euroopa naarits, lendorav, pruulvaru, suitsupääsuke, kukeseel. Me oleme koos nendega üles kasvanud. Meie rahvuse häll on see meri ja põlismetsad ja puisniidud ja järved ja rabad. Aga meie rabasse pole teretulnud neegrid ja slaavid. Me lihtsalt paneme piirid kinni. Ja muidu EKRE on juba tuleviku ajaloo õpikutes sees. Järgmine peatus märtsis 2019. Eesti eest! Nagu Tiit Madison juunior. Kuulete juba, kuidas ragiseb, kuidas see punane pakk hakkas ragisema. 31 aastat tagasi ragises Moskvas katki ja ega ta Brüsselis ka vist enam väga kaua vastu ei pea, eriti veel kui selline noorsugu peale kasvab, kes läbi teisi inimesi äratab. Aga nüüd igal juhul jätkame taas kord muusikalaine ja teeme ühe väikese muusikalise vahepala. Järgmise loo on kirjutanud kõigi poolt armastatud Tõnis Mägi ja see laul on meie rahvale väga palju tähendanud ja see laul on Palve. Selleks valmeks nüüd see on.
suur aitäh, tere päevade kohtute varsti taas. Täname järjekordse ilusa muusikapala eest. Nüüd jätkame taaskord oma kõne esinemistega ehk siis poliitikalainel. Ning meie järgmine esineja on siis taaskord Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna üks teenekas juhatuse liige Urmas Espenberg. Head sõbrad, kallid kaasvõitlejad. Rõõm on näha, et teid on nii palju siia tulnud täna. Aga kui ma sain selle soovi, et siin täna kõnelda ja mille pealkiri oli Eesti Vabariik missioon võimatu, siis ma mõtlesin, millest ma teile küll täna räägin. Ja filosoofina ma tegelen inimeste mõttemaailmaga ja pakun välja teile 12 paradoksaalset Augusti teesi, et te saaksite siis pärast ka edasi mõtistada. Ja tees number 1 või paradoks number 1 on see, et esiteks juba see üritus, et me siin 31 aastat tagasi ja nüüd oleme uuesti siin, et see teoks on saanud, see on esimene paradoks. Miks see teoks on saanud, on juba paradoks 2, sest meie riik on kahjuks papist ja meie iseseisvus on ka papist. Nii et me oleme sunnitud siia jälle kogunema. See on paradoks 2. Nüüd paradoks 3, ma pean vahepeal vaatama. Ka läänest ei ole meil midagi head loota. Võimatuga saame ise hakkama. Ime võtab natuke kauem aega. Elagu Eesti! Eesti eest! Ja jumal neid aidati. Filosoof on rääkinud, me ei vaja seda saastud Brüsselist. Jah, tõepoolest, ma usun ka, et me nõustume, et me ei vaja neid sundmigratsioonikvoote, me ei vaja neid võõrkultuurseid eluvorme ja me ei vaja ka Nõukogude Liidule omaseid irratsionaalseid infrastruktuuriprojekte nagu Rail Balticu näol kasutu kallis ja mõttetu betoonmüür läbi meie ilusa Maarjamaa. Aga nüüd jätkame järgmise esinejaga. Meie järgmine esineja on selline natukene salapärane tegelane, paljud ei tea, ta ei ole avalikkuse ees väga tuttud. Laulva revolutsiooni ja riigi taasluumise päeval ta oli poliitikas üpriski aktiivne, aga kunagi ei pressinud ennast esiplaanile. Samas tagaplaanil tagatoas tegi ära päris palju. Mitmed nimetavad seda ERSP ja Eesti Kongressi vapiloomaks, aga igal juhul nüüd on teie ees Eve Pärnaste. Täna täpselt 30 aastat tagasi seisin ma siin mikrofoni ees ja lugesin ette ERSP juhatuse teadaande selle kohta, et 20. augustil moodustati Pilisvere Andrease kirikus 104 asutajaliikmega Eesti Rahvusliku Sõltumatuspartei, mille eesmärk oli Eesti iseseisvuse taastamine õigusliku järjepidevuse alusel. ERSP oli esimene demokraatlik partei Nõukogude Liidus. Ma panen selle jälle kõrgemale, sest järgmine kõnemees on natukene pikem mees. Nüüd siis jätkame meie järgmise ning ka tänase ürituse viimase kõnelejaga. Aga muidugi üritus läbi saa, sest peale seda üritust tuleb meile laulma veel Männiste perebänd imelisute lauludega. Küll aga meie viimane esineja ankrumeheks on pandud ka päris kõva mees ja muide ka muusikamees ja laulumees. Ansambli Fix tuntud solist või siis oma tänases rollis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme. Head inimesed, rõõm on näha, et teid on tulnud nii palju.
Ja kui keegi ütleb, et 31 aastat tagasi oli vaja julgust, et siia tulla, sest KGB jälgis kõiki, KGB salvestas kõike ja KGB võis kätte maksta, siis vaadake, see on üks põhjusi, miks meil on täna uut hirveparki vaja, sest ka täna on vaja julgust, et siia tulla. Ka täna salvestatakse kõike ja võidakse kätte maksta. Sest nii nagu eelkõnelejad on juba korduvalt maininud, oleme me jõudnud riiki, mis küll uhkelt deklareerib, et on õigusriik, aga tegelikult on justiitsmafia poolt kuritarvitatava õigusega riik. Ja meie erakond on selgelt deklareerinud, see on vastuvõetamatu, me võitleme sellega ja me hävitame selle justiitsmafia ja me taastame õigusriigi. Kas meilt küsiti mandaati Rail Balticu rajamiseks? Ei küsitud. Kas meilt on küsitud mandaati Eesti metsa maha parseldamiseks? Ei ole küsitud. Kas meilt on küsitud mandaati kakskeelsete koolide rajamiseks? Ei ole küsitud. Kas meilt on küsitud mandaati Eesti suveräänsuse äraandmiseks õigusvaldkonnas, immigrantide sissetoomiseks, immigrantide keskseks jaotamiseks Euroopa Komisjoni poolt ja veel paljudeks muudeks asjadeks? Ja pange tähele, meid, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, nimetatakse populistideks, aga tegelikult on populistid need, kes viivad ellu poliitikat, milleks rahvas ei ole mandaati andnud. Ja me ei karda ka endast suuremaid ja tugevamaid riike, sest me oleme uhke rahvas ja me võitleme enda eest. Kus on liivlased, kes ei võidelnud enda eest, kes arvasid, et sussa-vussa saame hakkama? Neid ei ole enam. Ja kus on eestlased, kes hakkasid vastu 13. sajandil, kes hakkasid vastu ka 20. sajandil ja kes hakkavad vastu ka nüüd, 21. sajandil kõikidele nendele sussa-vussadele, kes arvavad, et suuremate ja tugevamate eest tuleb pugeda, küürutada, tagumik nende poole uppi ajada, et euroopalikke väärtusi saaks praktiseerida. Me oleme väljas mitte isiklike karjääride ja isikliku heaolu eest, vaid me oleme väljas Eesti eest. Suured tänud meie erakonna esimehele, suured tänud meie erakonna loojale. Sellest suhtes on tal õigus, et tema õlgadel seisab palju ja ma tahaks loota, et te kõik toetate teda selles. Kas on nii? Enne veel, kui me tänase üritusega otsad kokku tõmbame, täna rohkem poliitikast eriti ei räägi, täna rohkem esinejaid ei ole. Küll aga enne veel, kui ma ütlen teile lõpetussõnad, läheme tagasi muusikalainele ning Männiste perebänd jätkab oma heade lauludega. Nüüd tuleb 5 laulu järjest, võtke vabalt, olge mõnusad ja. Laulame teile laulud, mis võiks sobida nende mõistlike sõnavõttude peale. Ei, mine. Ei sulle paranda kaamera, ma lähen kuskil mujale. Mis kõrguvad meile teada. Kodu enda ka müüride kätt ja tihti ta värav on valla. Ja tihti ta värav on valla.
sageli valla on see. Mu kodu ümbritseb põhjatud sood ja laaned ei võlvada rahu. Mu kodu on väike ja minuga koos. Mu pere vaid siia ju mahu. Mu pere vaid siia ju mahu. Mu pere jaoks ruumi on vaid. Kord aastas ta nurmed julgid prillilad ja kuskede kohi. Nii väike on ta, et ma tihti ei tea, kas temast ma laulagi tohin. Kas temast ma laulagi tohin. Kas temast ma laulagi võin. Kas temast ma laulagi tohin. Kas temast ma laulda, kas temast ma laulda, kas temast ma laulagi võin. Sa oled majandustoimkonnas. Olen. Ma räägin Ära pead räägima, ma aru kui filmile. Suur aitäh! Kuuldud laul on aastakümnete eest kirjutatud, suhteliselt värske. On Eesti muusikamaastikul selline laul nagu Väike Eestimaa. Kaasaegne, aga probleemid on ikka samad. Väike Eestimaa, kodu igatsus on kõige suurem ootus. Ma tean, väike Eestimaa, sinu lauludes on tugevus ja lootus. Ma tean, neid on viinud kaugele üle laante põõdutee, tuulte hoogusel. Väike Eestimaa, sinu vaikse võtsin tookord minnes kaasa. Head teed, näed siis haavatud hing, tagasi ei vaata kunagi. Kui pöörduma sai, lubad siia lasta laulu, see on lennamaaste poole. Meie laul teid koju ootab kaugelt teed. Külab hääl üle põldude ja laante rippade. Ka sinu leiab ülesse Väike Eestimaa, sinu külades jääb elama uus lootus. Sa tead ja aastad mees, nii me võõraks jääme kodudel, kuid oodates teab, et me taaskord näeme laul. See rannamaaste
sinu leiab ülesse. Kõlab hääl üle põldude ja landelitade. Ka sinu leiab ülesse. Väike Eestimaa, sinu külades jääb elama uus lootus. Sa tead. Aitäh. Aitäh. Siiri Sisask kirjutas ühe imelise laulu. Ta kirjutas selle juba mõnda aega tagasi ja millegipärast seda ei tuntud ära. Ta jäi nagu vegeteerima see laul ja ühe korra 10 aastat hiljem alles saadi aru, et see on üks vägev laul ja see jõudis lausa ka laulupeole välja. Me küsime retooriliselt, mis maa see on? Siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasood, kuid siinne rahvas täis on imeväge ja kummalised nende laululaad, mis maa see on. Kord öösööb ära päeva, siis jälle päev on nõnda pikk, et me elab ühtmoodi mõlemad siin mööda lähevad. Kui võõras puhkab, kohalik teeb tööd, mis maa see on. Kas tõesti üksnes orjaks veel ainult kõlbab inimene siin? Ja kes selle valu ükskord kokku korjaks, et tuleks armastus ja lõppeks piin? Mis maa see on, kus alastus on õhus? Mis maa see on, kus vabadus on maasse kaevatud? Kus on siin õiglus, kus rahu kohus, kus õiglust otsima peaks vaevatud? Mis maa see
pole ühtegi mäge, vaid metsad lõputud ja laukasood, kuid siinne rahvasteis on imeväge ja kummalised nende laulud. Aitäh! Nii, ka järgnev laul peaks olema tuntud ja armastatud. Kel on laulud laulda? Sinu süles hardunud, mul soov on kuulda alati, kui kurb või rõõmus olen ma, soov on kuulda. Tuleb keegi lausub oma laule, valisaid ning helli. Sinu süles kuulata neid tahan, kodumaa. Ja kui tuleb keegi, kes on tulnud tulla, kui ta tuleb, aga vahel vaikus peab juhu. Ära arvu teda iial, ära sunni. Kel on laulud laulda, kel on laulud laulda, ise teab. Kel on laulud laulda, kel on laulud laulda, ise teab. Tuulet sinu süles hardunud, mul soov on kuulda alati, kui kurb või rõõmus olen ma, soov on kuulda. Tuleb keegi lausub oma laule, valusaid ning helli. Sinu süles kuulata neid tahan, kodumaa. Jah, kui tuleb keegi, kes on tulnud tulla, kui ta tuleb, aga vahel vaikus peab juhu. Ära anu teda iial, ära sunni. Kel on laulud laulda, kel on laulud laulda, ise teab. Kel on laulud laulda, kel on laulud laulda, ise teab. Aitäh! Suur aitäh! Ma tutvustan enne lõpulugu meie muusikalist kollektiivi, meie esisolist Merit Männiste, Märten Männiste
mina olen Kaupo Männiste. Vot selline ühe nimega seltskond sattus täna teie ette. Ja lõpetuseks ma ütleksin, et võiksime nagu laulda midagi niukest reipamat ja niukest optimistlikumat, et ei jääks niukest masendunud meeleolu. Selle laulu autor, kes on muuseas siin meie keskel, teie ees, Väino Ratasepp, tõsta oma kepp püsti. Müts, näed. Tema on kirjutanud meile hulganiselt palju vahvaid laule ja üks tuntumaid nendest on kohe kuulavale tulemas. Tema on ütelnud selle laulu kohta. Meie ei jäänud erakuks, vaid suutsime luua jõulise ühisrinde, mille hingust nägime hiljutistes tähtpäevades. Seda asjalikkuse, sõbralikkuse ja üksmeele rõõmu loodame ka edaspidiseks, et võiksime üha rohkem üksteist kallistada ja armastada oma sõbralikku Eestit. Kallistagem siis ja laulgem ning rõõmsalt edasi. Laul pealkirjaga Kallista. Palun, orkester! Kallistust päevas, mis tunneksid siis. Kaks kallistus kindlasti, kõik tõved sult viib. Kui kunagi juhtub, et vaja on veel, siis neljaga proovi. Ehk aitabki see, kui kunagi juhtub, et vaja on veel, siis neljaga proovi, ehk aitabki see. Ja kallista sa, jah kallista sa, sest kallistus laheda tuju sul loob. Ja kallista sa, sest kallistus õnne sul toob. Kui mure sind ikka veel on himmutamas, saad 6 korda päevas võid kallistada. Siis kõikide seas ning paljudki suudad, ei sõltu seast, et neid para tunded, siis kõikide seas
kohtumisteni! Suur tänu! Nii, kus on nüüd? Mart, tahtis veel korra tulla. Tuleb või? Et Mart ütleb teile veel paar kiiret sõna. Ma ütlen kõigile, kes tulid, aitäh, sest tuldud on, nagu ma näen siin nii meie liikmete kui ka muidu tuttavate näol, mitte ainult Tallinnast, vaid ka mujalt. Ja see ongi see, mida on vaja. Et tõuseks terve Eesti. Et tõuseks terve Eesti ja seisaks enda eest. Ja terve Eesti oleks see maa, kus meie elame, mille me täidame äärest ääreni, nii et ajab üle ääre. Kõik ühe, üks kõigi eest. Suured tänud. Lõpetuseks ütlen teile veel, kui keegi juhtumisi veel ei tea, millega tegeleb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, siis meie tegeleme eestlaste suveräänse rahvuskodu loomisega. Jah, meie ühiskonnas on kummalisel kombel imelikult palju inimesi, kes nimetavad seda rassismiks, fašismiks, xenofoobiaks, rumaluseks, mingisuguseks ajaloo jäänukiks, millega ei tohiks tänasel päeval intelligentne inimene enam tegeleda. Aga meie ei ole nende võltsintelligentsusnormidega kaasa läinud. Meie jätkame nii enda kui teiste Euroopa kultuurrahvaste eest seismist. Sellega tänase ürituse siis nüüd ära lõpetame, aga enne veel tänuavaldused ka neile, kes on selle toimumisele kaasa aidanud. Suur tänu ja aplaus Akselile, kes on kogu aeg seal üleval meie generaatorit valvanud. Suured tänud ka Rausmaale, kes tegi kogu helitehnika. Ja muidugi ka Võrratu Männiste perebänd, kellele te olete juba korduvalt aplodeerinud, aga teile veel kord. Küll aga kõige suuremad tänud meie poolt teile, kallid rahvas. Sest teie olete kõige tähtsam ning sisuliselt olete teie tänase ürituse peaesinejad. Sest mis oleks olnud see üritus väärt ilma teieta. Nii et erakonna poolt teeme teile suure kummarduse, suured tänud teile, ootame teid ka enda järgmistele üritustele ning kindlasti kohtume teiega veel. Aitäh kõigile ja nägemist!